Oleme oma reisiga lõpuks jõudnud siia, kuhu mu süda meid kutsus. Algselt pidi meie reis lõppema 1. märts, sest siis oli minu vanaema 85 juubel, kuid see toimus hoopis 9. märtsil. 5 päeva enne seda kustutati meie Rasta perekonna konto ja tagasijõuduks raha kogumine tundus vaevaline ning minule pea võimatu. Nii et liikusime edasi hoopis Põhja-Peruusse, Tumbesesse, sest sinna viis lennuk. Kõige erilisem oli vast see, et tänaval müüdi kütust pudelites ja tuk-tukid olid nagu motikad, mille taga kaarikud. Ise nimetasid neid motodeks. Kui eelmises kohas San Miguelis oli metsikud tänavatel prussakaid, nii et jalutamine õhtutel minu jaoks piin, siis siin korjati prügi tänava keskele. Tumbese kõrval asub väike kaluriküla Puerto Pizarro, mis algselt tundus oma paadikestega imeline, kuid kõrval tänavatele jõudes tundsime, et pole siin oodatud. Kui olete meid pikemalt jälginud, teate, et mina olen unistanud imelistest randadest. Esimeses kohas Barranco rannas oli rand inimesi täis, nii et asju maha jätta ei saanud. 3. kohas oli ookean reostunud õlist. 4. kohas ei saanud ujuda, sest lained olid liiga suured ja rannas olid kirjad muerte ehk sured ära. Nüüd oleme kohas nimega Zorritos, kus ookean on 30 kraadi soe, nagu supp, lained mõnusad. Kui mina tahtsin siia tulla, siis Martin hoopis nüüd kogu aeg vees. Kui teil on plaanis Peruud külastada, siis soovitan just siia tulla.